see on nii huvitav nagu väljakutse ja nii põnev. Aabits on nagu eestlaste jaoks kuidagi eriti tähtis, nagu ma ei teagi, võib-olla muudes maailmades ka, aga ma ei ole kuulnud, et mujal Aabits oleks nagu nii esimese klassi sümbol lausa, et inimene läheb kooli ja siis ta saab oma aabitsa. Aabits on ikkagi nagu üks väga tähtis verstapost haridusteel. Aabits on täiesti vaieldamatult osa kultuurist. Ja kui sul avaneb nagu võimalus teha aabitsat, siis tegelikult ta on ikka väga suur vastutus, aga samas on ta ääretult põnev ettevõtmine. Et see on see Leutute küla on Lotte maailm ja lapsed on sinna teretulnud ja oodatud. See on koht, mis kuulubki neile. Ja me oleme näinud, et see töötab filmide peal, teatrietenduse peal, raamatute peal. Ka nüüd Lotte maa, mis avati. Ja Aabits on täpselt samasugune maailm. Täpselt samamoodi lapsed on oodatud, nad teevad kaane lahti, nad satuvad sellesse väljamõeldud maailma, mis on milles on meie endi arvates väga palju väärtusi laste jaoks. Ja kui seda niimoodi siduda aabitsaga, ehk siis lugema õppimisega, siis tegelikult on see see on ikka õnn, mis langeb sulle kaela, et sa saad hakata neist asja tegema. 2012. aasta talvel korraldas Eesti Lugemisühing õpetajate seas küsitluse, kui head on esimese klassi õppematerjalid. Ja sellest küsitlusest tulid välja plussid ja miinused, mida Mauruse uue õppekomplekti juures on autorid arvestanud. Me ajasime oma rida või oma joont, mida me kogu aeg oleme teinud filmides ja teatretendustes ja raamatutes. Aga samas me arvestasime kogu aeg meie tiimi pedagoogide nõuannetega. 100 Salme. 100 Salme. Kes see? Ja Klaus. Ja kes tema? Johanna, kes meid täna Aabitsas meiega koos siis toimetamas on? Mõtle. Lapsed on võtnud tegelikult selle uue Aabitsa päris hästi vastu. Et kui võib-olla see ka, et need tegelased on tuttavad juba varasemast ja kuidagi sellist võõristust selle tegelaskonna osas ei olnud üldse. Ja samas ei lähe ta ka selles mõttes üksluiseks, et uusi tegelasi tuleb ka mängu. See Aabits on krutskeid täis. See oli ka üks põhjus. Ja öösel läti keel. Kogu aeg juhtub midagi põnevat, midagi enneolematut, midagi, mis paneb lapse fantaasia tööle ja tänu millele ta hakkab elule hoopis teistmoodi vaatama ja teistmoodi sellest mõtlema. Samamoodi kui lastelt küsida, et mis nendele Aabitsa juures meeldib, et siis nemad alati toovad välja ikkagi seda, et lõbus on ja nalja saab ja toredad põnevad seiklused on. Et õpetajad võiksid täiesti loovalt ja vabalt läheneda sellele asjale. Jäneste majas elas väga vähe rahvast. Vale või? Mis siis õige vastus oli? Palju rahvast. Muidugi, lähme tagasi ruttu. Täiesti õige. Nad võivad võtta siit mingisuguse situatsiooni välja ja üks on see, mis me oleme kirjutanud, aga nad võivad ka ise välja mõelda lugusid või lastel lasta välja mõelda nende järgi. Soolasekombe. Soolasekombe, kas te pole söönud soolasekombe? Ei. Nii et see on siis midagi natuke kummalist selles loos, jah? No selge. Et kui tavapäraselt on Aabits mõeldud ikkagi lapsele, et siis Lotte Aabitsat loevad paljud täiskasvanudki suure õhinaga ja räägivad, mis nad siis teada said. Lapsevanemad on olnud valdavalt väga positiivselt häälestatud just sellepärast, et lapsed kodus loevad Aabitsat hea meelega ja nendel ei ole veel seda tüdimust peale tulnud. Kui siin on niisugune pilt, kus on hästi palju tegelikult alati võib hakata rääkima, et kes see niisugune siin on, küsida laste käest, miks ta siin passib ja kus ta läheb. Mis te arvate, mis ta näiteks eile tegi samal ajal? Läheneda niimoodi sellele, et laste fantaasia liiguks hästi palju. Iga aastaga tuleb kooli aina rohkem neid lapsi, kes oskavad lugeda, kui päris kenasti. Mitte sellel tasemel, et ai ja ei. Ja elu näitab, et neid on igal aastal, igas koolis, igas klassis, kellel paari nädala pärast või paari kuu pärast hakkab koolis igav.
ja samas on ka igal aastal aina rohkem klassides hariduslike erivajadustega õpilasi, kellele tuleb ka mõelda, et nendel oleks õppimine jõukohane. Lotte Aabitsaga on kõik lapsed lugema hakanud, et põhiülesanne on täidetud. Ja ma arvan, et diferentseerimiseks ja lastele erineva tasemega lugemistükkide pakkumiseks on siin võimalusi päris palju. Eelnevate aabitsatega võrreldes meeldib mulle see, et need lood on põnevad. Et need on pisikesed pildid Lottemaa elust ja kõigil on oma sügavam tähendus. Kõik lood õpetavad lastele midagi ja tahavad mingisuguseid väärtuspõhimõtteid edasi anda. See Ümara Tünni 10. sünnipäev oli selline vahva lugu, mida lapsed siiamaani veel mäletavad, kuigi sellest on ju veerandi jagu juba möödas. Huvitav on see, et minu ema on ka ju algkoolide õpetaja eluaeg olnud. Nüüd on ta 85 ja tema korjab ka aabitsaid ja ma viisin talle selle ka ja huvitav, talle meeldis ka kõige rohkem see Tünni lugu. Nii oleks. Et ma rääkisin talle ka, et mina üldse seda Tünni lugu eriti nagu olin väga skeptiline, aga ta ütles, et see on nagu väga tore aabits. Ja mina oma ema usun. Elisabeth? Siin on nende asjad. Nii, siin on selline teatetahvel ja kuhu poole siis seda suunda võtta võib? Meie toimetusel valmib internetikeskkond, kus kõik need materjalid on üheskoos saadaval. Me pakume õpetajatele töökava, kus on lõimitud eesti keel, matemaatika ja loodusõpetus. Siis on kuulamisülesanded, kus on nii luuletusi, terviktekste kui tekstiosasid koos küsimustega. Siis me pakume õpetajatele ka töölehti, mida nad saavad kasutada tunnis töö diferentseerimisel. Ja kindlasti see kogu aeg täieneb, sest õpetajad pakuvad oma töö käigus välja huvitavaid mõtteid. Nii seda, mida nad on tunnis kasutanud, kui ka seda, mida võiks siis toimetuse poolt juurde lisada. Mina ise ootan küll väga, milline see komplekt saab olema järgmiseks õppeaastaks, et tahaks seda versiooni näha, mis tegelikult ju üle Eesti siis peaks nagu töösse rakenduma. Ja ma arvan, et kui minu poole pöördutakse ja küsitakse seda, et kas võtta või mitte võtta, et siis igal juhul tasub proovida, sest aabitsad on meil kuidagi ka niimoodi, et kui ühte aabitsat hakatakse kasutama, siis seda kasutatakse enamasti pikka aega, õpetaja ka ju väsib ja uued teemad tulevad peale, et Lotte aabits on praegu küll üsna kaasaegne ja lastele selline põnev lugemine, nii et ma arvan, et tasub proovida. Teinud seda nagu täiesti nagu ihu ja hingega ja pühendunud peaaegu 2 aastat või 1,5 aastat selle projekti peale, nii et see peab hea olema.